Harri Kullas, möödunud nädalavahetusel toimus sinu jaoks siis esimene etapp Brasiilias, et võta kiirelt kokku oma sõnadega, kuidas päev algas, millised olid tulemused ja asjad täpselt kõik, et Seda päris kahe sõnaga ei pane kokku, et see oli päris ulme nädalavahetus, et elu raskem näost kindlasti oli, et kõik uus sari, uus tiim, uus pill on ju siin, et nädal aega olin koha peal, tegime trenni, noh, kuumusega selle ilmaga harjus enam-vähem ära nagu trennis, aga oligi, et kuna see kross on põhja pool, et siis jälle 2, 3, 4 kraadi oli rohkem ja oligi väga-väga raske, et noh, laupäev meil oli trenni ajasõit, kõik sujus ilusti. Ajasõidus 3. koht, harjusin selle rajaga, selle sarjaga, kõik oli nagu okei ja tiimiga sujus kõik ilusti, pill toimis ka väga hästi. Et selles mõttes kõik oli nagu tipp-topp, aga siis oligi, et noh, laupäeval ajasid seal läbi, siis tulin hotelli, puhkasin siin veits, et pidin mehaaniku ja tiimibossiga söö minema. Aga siis hakkas hullult paha kuidagi, hakkas keerama ja nagu hakkas palav, higistasin siin hotellis. Noh, kuidagi läksime siis sööma, ma teadsin, et sööma pean, on ju, et nagu, et palav ilm ka ja tankima enne siis krossi päeva, pühapäevast päeva. Ja siis läksime sööma, no midagi alla otseselt ei läinud, surusime kuidagimoodi ja siis no mingi aeg tuligi, siis oksendasin ühe korra küll, aga kõik päris korralikult välja, et tõmbas kuidagi tühjaks nagu täiesti ja nagu suht kehva oli olla. Tagasi hotellis läksimegi magama suht varakult ja hommikul ärkasin ja oligi siuke tunne, nagu oleks terve öö oksanud, et nagu ei olnud nagu kõhus ja väga imelik nagu olla, et nagu siuke hästi tühi oli. Siis natukene midagi proovisime süüa. Hommikul tegin vabatrenni ära, mis oli hästi nagu vara hommikul 8 ja esimene sõit oli alles kell 1, et siis tulingi nagu peale trenni kohe tagasi hotelli. Panin kõik asjad valmis, et tulen hotelli, puhkan nii kaua. Siis tiimiboss saatis mul söögi ka siia, sõin siin ära ja siis läksin enne starti tagasi, panin riidesse kohe starti. Ja esimesed sujus täitsa okeilt, stardivõit, sain väikse vahe sisse, nii 3-4 sekki ja siis kogu aeg proovisin hoida siukest turvalist vahet. Et üle ei pinguta, ma teadsin nagu kuum ilm, pikad sõidud, 35 minutit, rada oli siuke Arena Crossi tüüpiline, hästi palju hüppeid, laineid, kõiki asju, et nagu puhata ei saanud üldse, et siis ma hoidsingi, noh, keha oli tühi ka sellest eelmisest õhtust ja et ma ei tea, kas see oligi siis mingi mürgitus või bakter või kuumus, et mis see oli, et ja siis suutsin ilusti hoida seda vahet ja lõpus Paolo Alberto siis natuke hakkas tagant suruma ja siis, kui ta tuli lähemale, siis natuke panin juurde, et korra proovis ta mööda ka, aga siis sain tagasi mööda ja kontrollisin sõitu ja selles mõttes võit tuli ära, et see oli super algus sellele sarjale, tiimile ja noh, endale ka hea, et nagu suudan näidata, et noh, ma ikka suudan sõita eesotsas siin sarjas. Aga no ütlen, peale sõitu ma olin nii läbi, et ma pole kunagi nii läbi olnud, et üldiselt mul füüsilisega on okei, aga eks see kuumus ja kõik mõjus palju. Ja siis proovisime taastada nii, kuidas sain kaasade vahel, aga jäävannid ja kõik proovisin juua, ühe ampsu võtsin võileiba, no ei läinud alla ja siis puhkasime seal rekkas tiimikaaslasega ja mõlemad värisesime, nagu keha oli nii külm lihtsalt. Proovisin midagi süüa, juua, no ei tule läinud midagi alla ja siis oligi, et kell oli 3, pool 4 oli start ja siis ma tunnen, et no kogu aeg ajab üles ja siis lõpuks oksendasin jälle korralikult ühe ämbritäie ja siis hakkas veits parem, jooksin kohe õue, me olime nagu õues telgi all, siis vahetasime riided seal, panin riided selga, puki taha, prooviring ära ja stardist, noh, minema ei saanud küll teine sõit, et eks keha oli lihtsalt nagu nii uimane ja magasin veidike maha momendi. Ja siis kurvis oli veel see Alberto kukkus, jäin sinna taha kinni, siis hakkasin vaikselt tulema tagant. Mingi 4. ringil läks rehv katki, tagume rehv, et mingi üle 20 aasta sõitsin lohvidega, kuna noh, siin muusse siin ei ole nii lihtne saada või siis on minu jaoks nii jäigad, mida me proovida saime. Ja siis tulin vahetasin tagamise rehvi ära, läksin rajale ja siis kõht oli nii krampides, et no üliraske oli nagu mingit tsooni sõita, väikseid auke. Rääkimata lainete hüppamisest, et kuidagi lihtsalt sõitsin, kui ma boksis vahetamas seda rehvi käisin ka, siis see tiimiboss ütles ka, et kuule, et ülipalju katkestanud juba praegu, et lihtsalt proovi lõpuni tulla ja siis kuidagi tiksusin lõpuni. Mõtlesin küll vahepeal, et no mille jaoks, aga tulin lõpuni ära ja
lõppkokkuvõttes sain MX1-s 7. koha ehk siis kokkuvõttes 1-7 tulemusena mulle 3. koha, et noh, see teine sõit on nagu MX2 koos, see on niisugune eliit superfinaal. Et jah, sain poodiumi lõpuks, aga ja väga-väga valus oli peale seda, see teine sõit ja peale teist sõitu ikka tükk aega. kas need Brasiilia rajad on nagu täisrajad või nad on nagu siuksed looduslikud, nagu meil siin Eestis on, et nagu Eesti Krossi rajad või kuidas need rajad seal on? No see oli ikka täitsa tehis sihuke rada, et linna sees siin tehtud sihuke suht, noh oligi, et hästi lühike ring oli ka, et oli minut 30 oli ajasõidus ajad, et hästi lühike ring ja hästi palju hüppeid, et sihuke, et noh, rahvale on tore, aga ja meil oli päris karm, et seal nagu siukse alal nagu noh, mingit tuult ei olnud, on ju, päris palav ja siis hästi palju ringe tekib, et siis noh, rada läheb päris ka korralikult nagu siis siukest treppi, auku ja hästi palju kive oli ka, ütleme poole rajal, et mingi osa oli nagu liivasem, mingi osa oli hästi-hästi kõva, et sihuke triki, aga no ütleme, et kõik ütlesid, et hästi üks raskemaid Brasiilia meistrivõistluste etappe üldse, mitte ainult see aasta, et nagu, et siin põhjas nagu noh, põhja pool pole nagu etappe väga, et tavaliselt on rohkem keskel või siis lõunas, et seal on nagu seda looduslikku rada on rohkem, et nagu need teine etapp oli üliilus rada, ülihea pinnas, kus nad siis noh, mingid jutud käivad, tahavad mingit MM-iga kunagi korraldada seal, et hästi-hästi lahe oli rada oli olnud. Mhm. Nägin mingit videoklippi ka kiiret, kus vist mingi kohalik uudiste või sihuke spordiuudiste kanal oli sinust mingisuguse klipikese teinud, et kus oli näha, et pole vist kunagi sind nii näost punasena ja hing kinni näinud, et palju sul seda kuuma oli muidu? No kraade tegelikult väga nii hullult ei olnudki, et 35 oli, aga see niiskus oli ka päris korralik siin, et see nagu tappis ära selle ja nagu ongi noh, see rada, kus sul on laine otsa, 2 platood on, 2 platoo vahel on sul 3 mingit X-lainet niimoodi, et noh, et nagu kogu aeg on kuskil peab midagi tegema. Stardisirg oli ainult, kus oli nagu sile pinnas, aga see oli see kurv ja väljakiirendus oli täiesti sihuke kiviklibu peal, et nagu pidid nagu korralikult hoidma kinni, et üldse nagu saaks sealt kurvist välja kiirendada järgmisse kurvi, et nagu, et see puhkuse moment oli ülivähe, et kõik need kokku ja siis noh, pluss siis enda puhul oli see veel see, et keha oli nii tühi ka, et siis nagu ei olnud imegi, et täiesti nagu läbi, et need USA etapid, mis mina eelmine aasta tegin, et nad ikka päris palavad, aga need olid ikka nagu kordades lihtsamad kui see siin, aga noh, eks jah, peab natuke veel harjuma siin ja sõitma ja olema siin, et järgmine kord natuke lihtsam siis, aga noh, nad ütlevad ka, et siiani need etapid ikka on palju lihtsamad olnud ja järgmine etapp, mis on Sao Paulos, et siis seal on ka kindlasti jahedam ja rohkem õhku. Eelmise intervjuus just korra, ma vist küsisin ka selle kohta, aga küsiks korra veel üle, et kuidas need Brasiilia etapid täpselt olema saavad, kui tihti nad on, millal sul järgmine nüüd on? No nüüd on nii, et ega ongi ainult 2 nädalavahetust jäänud selles välikrossis, et need on tavaliselt 2-päevased, et laupäeval on trennajasõit ja pühapäeval on 2 sõitu, aga nüüd järgmine etapp on Sao Paulos, mis on nagu see sihuke sündmus siin noh, Brasiilias kõige suurem kross on ju, et see on nagu topeltnädalavahetus ehk siis reedel on 1 etapp ja siis laupäeval on teine etapp, mis on nagu tavapärases ajaplaanis, aga et reedel saab olema siis trennajasõit ja 2 sõitu, et see saab olema päris pikk nädalavahetus, et ega noh, okei, seal on jahedam kui siin, aga noh, seal ikkagist on mingi 28-29 kraadi, et saab olema 3 korralikku sõidupäeva ikkagist seal ka. Aga see on jah, see on järgmine välikrossi etapp, aga siin suvel vahepeal on ka Arena Krossi hakkavad nad sõitma, nad panevad siin segamini ja esimene Arena Krossi etapp on nüüd see nädalavahetus juba laupäeval, et nüüd ongi, et sellepärast ma ka sinna USA etapi esimesele ei lähe, vaid sõidan selle Arena Krossi siin kaasa. Ja siis teine Arena Cross on juuni lõpus ja viimane on siis augusti keskel. Ja ühesõnaga 3 Arena Crossi etappi on ka nüüd plaanis teha ja siis Sao Paulo välikrossi etapp, mis on juuni alguses ja viimane välikross on siis augusti alguses, aga no seda me vaatame, kuidas meil jooksvalt läheb, et kas meil on seda vaja teha või ei ole, et see aasta on sihuke nagu kuna ma poole hooaja pealt tulin sõitma, siis ongi sihuke lihtsalt
sõidame, elame sisse siin see aasta, et kui kõik hästi läheb ja vaatame, mis järgmine aasta toob, et võib-olla siis teeme järgmine aasta, noh, terve hooaja kaasa ja siis teame, milline tiim on, milline mina olen, et kõik elame sisse nagu. Okei, olgugi, et see teine sõit sul seal esimesel etapil läks natuke aia taha erinevate asjaolude tõttu, aga tegelikult on ikkagi ülikõva näha ja kuulda, et tuli jälle taaskord kutt kaugelt Eestist ja hakkas seal loputama järjest vendi, onju, aga okei, jätame korraks Brasiilia kõrvale. Et korra puudutaks veel seda USA teemat, et nagu me oleme eelnevalt palju rääkinud, et sul on ju suur plaan, suur tahe jõuda sinna, sõita ka USA ikkagi outdoorsi kaasa, et kuidas nüüd sul selle plaaniga läheb, räägi sellest natuke. Ega otseselt pole palju muutunud selles plaanis, et unistus on ikka veel, aga midagi nagu jah, asju pole nagu paika selles mõttes saanud, et mingit tiimi pole saanud seal, et eks ta olegi raske lihtsalt nagu siin meilide vahetusel midagi saada, et kui just ei ole mingi Prado või Erlings on ju, et või noh, et siis rahaga, et mu see tiimipealik siin Brasiilias, et ta on ise sõitnud palju USA-s, tal on kontakte seal, ta käis ka seal ühel superbowli etapil seal natuke vaatamas, rääkimas, tal on maja ka seal USA-s. Et ta veits käis seal asju uurimas ja ka uuris erinevatelt tiimidelt, et mis võimalust on, aga ta on ka kuulnud jutte, et või noh, nii palju ta rääkis, et hästi paljudes tiimides on juba see, et juba sõitjad maksavad nagu tiimidesse nagu Euroopas või siis keegi, noh, mõni saab heal juhul tasuta sõita või läheb enda mingi trennimehaanika, nii et noh, sihukest võimalust mul ei ole ja noh, seda ma ei tee ka, sest nagu ma sõidan ikkagi sellega, et noh, mul on vaja kuidagi ära elada. Et jah, väga raske on nagu seda midagi leida sealt hetkel, aga plaan on siiski kuidagimoodi see omal käel teha vähemalt see Hankdowni etapp, mis on teine etapp. Ja siis vaatame edasi, et kuna see Arena Crossi, mis ma nüüd Brasiilias sõidan, kattub selle esimene etapiga, järgmine Välikross Brasiilias kattub selle kolmanda etapiga omas, et siis neid kahte ma ei saa teha. Teine etapp on Hankdownis, et me saaks sinna minna, proovime selle nüüd järgmisel nädalal kaasa teha, et see nädal tuleb kõik asjad kuidagi paika saada ja siis, et tahaks selle teise etappi kaasa teha, et meil on seal Tarvo, kes siis aitanud palju meid eestlasi seal USA-s, et Tarvoga olen palju ka rääkinud, eile ka pikalt rääkisime, et proovime kuidagi asjad paika saada ja seal on selles mõttes lihtne, et Tarvo on täitsa koha peal olemas, et saab igatepidi aidata, et proovime selle kuidagi ära teha teise etapi, siis vaatame, et äkki siis see neljas etapp ka kuidagi see high point, et kui ma nüüd leian kuskilt selle tsikli ja saan äkki mingi tiimiga natuke transpordi abi, et siis äkki saaks selle high point'i ka teha ja siis nüüd suve siis keskel ja suve teine pool, no see on täitsa lahtine veel, et kas siis äkki USA-s õnnestub midagi kellegiga mingit diili saada või siis äkki, ma ei tea, omal käel kuidagimoodi teha, aga ma veits kardan, et see omal käel läheb liiga kulukaks, et see jääb see aasta võib-olla ära, aga no ma räägin, et see on, kõik on nii lahtine, et võtame siin paar-kolm nädalavahetust korraga, et kõigepealt need Brasiilia 2 crossi siin järgmised ja siis see Hankdown, et need on nagu kavas. Nagu inglise keeles öeldakse, et if there's will, there's way, onju, et me ikkagi loodame, et sa ikkagi mingisugused võimalused seal leiad, tulevad mingisugused lahendused asjadele ja loodame sind ikkagi seal USA-s ka järgnevatel etappidel sõitmas näha, et mitte ainult siin mõnel nagu plaan on, et aga igal juhul me soovime nagu ikka kogu MX-Stari tiimi poolt sulle kõvasti edu ja hoiame sulle pöialt, et kõik sul õnnestuks ja aitäh sulle, et sa leidsid aega minuga vestelda jälle. Ja ikka, tänud.